Otsustades, kus me elada tahame, on üheks tähtsamaks teguriks sealse koha kliima. Sellepärast ma soovin teha ühe väikse ülevaate kliimavõõtmetest ja sellest, mis seal oodata võib. Antarktika, täiesti kuiv ja külm tühermaa. Okei, see on veidi parem, aga see on ikkagi lihtsalt veidi pehmem talv. Kõik on külm, kõik on kuiv, sademeid on vähe. See ei ole ikkagi see, aga vaata, see on vahevööde ja sellega on tegelikult huvitav asi see, et las ma räägin toast. Nagu ma enne öelda tahtsin, siis meil on põhivõõtmed, mis on aasta läbi sama kliima ja siis on veel vahevöötmed, mis on nende põhivõõdete vahepeal ja mis on pool aastat ühe õhumassiga ja pool aastat teise õhumassiga. See oleneb sellest, kui kaugel päike neist on. Näiteks Lähis-Arktikas on talvel tulevad ülevalt polaarõhumassid ja teevad hästi külma ja kohutava talve. Aga suvel tulevad alt parasvöötmelised õhumassid, mis on veidi soojemad. Ja lõunapoolkeral on terve asi vastupidi, sest see on kaugemal kui see. Ja siis teine pool aastat on see vastupidi. Parasvööde on tegelikult päris hea koht, kus olla. 4 aastaaega, 250 kuni 2000 milliliitrit vett. Temperatuur on ka päris hea. Aga kas tahad tõesti olla osa karjast? Elada oma mugavas korteris? Kas ei taha kunagi teha midagi erilist? Reisida kuskile, näha inimesi, näha kohti, olla seiklustel? Või tahad sa elada esimese maailma riigis? Lähistroopika on nagu parasvööde, aga veidi parem, 80. Okei, aga tegelikult on meil 3 sorti lähistroopikat. On mandriline, see on siis suured amplituudid, aga kõik on enamasti kuiv. Siis on läänerannikul, kus on meil märjad talved, aga kuivad suved. Ja siis on idarannik, kus on vastupidi. On kuivad talved ja märjad suved. Troopika. Kui aus olla, siis täiesti samasugune tühermaa nagu polaaralad. Ainukene väike vahe on, vaata, see kliimamärgi juures miinus asemel pluss. Järgmisena on lähisekvatoriaalsed alad. Neil esinevad talvel põuaperioodid, kus on pikk aeg, kus ei ole sademeid, ei ole midagi, ja siis tuleb väga märg ja väga tore suvi. Ekvatoriaalne ala, vaat see on tase, 20+ kraadi iga päev aasta läbi ja millised veekulud. Ja kui üle ekvaatori sajab nii palju vett iga päev, siis nagu I'm sorry, kas ma võin kohe duši maha müüa või mis? Ja millised vaated, oh my god. Ja vaatad oma ümber, milline imeline loodus. Ja kui sa leida oskad, siis sa võid oma tagaaiast ka veel tasuta toitu leida. Näe, vaata, mis ta välja tõmbas sealt. Mis see on? Banaan. Ja kui sa lahke oled, sa võid isegi naabritelt midagi saada. Jah, nad võivad tunduda veidi karmikäelised alguses, aga mida muud turist väärib. Nii et kokkuvõtteks on minul õigus ja sinul mitte. Nii et koli Aafrikasse ja ela õnnelikult edasi.